Tere hommikut ja tere tulemast kõigile. Ja hea meel on, et see suur saal on peaaegu rahvast täis ja et tõesti selle valdkonna tegijate tähelepanu me oleme selle üritusega võitnud. Ja nagu seina peal kirjas, ITL kutsekoda ja me ei saa siin kõrvale jätta meie head kaasaaitajat riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskust, siis sellise üritusega täna välja on tulnud. IT-spetsialistid 2013, Eesti konkurentsi ekspordivõime allikas. Ja eks meid juba on aasitud, et mis see siis tähendab, et 2 aasta pärast on kõik teistmoodi. Jah, muidugi on teistmoodi. Meie ühisel tegevusel, toel ja eestvõttel on see teistmoodi. Kuidas me plaanisime seda üritust? Me ei plaaninud seda sugugi sellisena, et siit eest peetakse tarku sõnavõtte, kuidas asjad käivad või peaksid olema. Eks meil kõigil on selles osas teadmist ja oma ülesanne ja oma missioon. See on selgelt ka meie poolt mõelduna, korraldajate poolt mõelduna info kogumise, info vahetamise ja koostöö üritus siin. Ja sellepärast ka need esinejad, kes meil täna siin on üles astumas ja pealelõunane töötubade sessioon on just nimelt selleks, et seda infot koguda, infot vahetada ja ühel nõul siis jõuda edasi. Väikene harjutus alustuseks ikka hommikul vara. Kui palju on meil ettevõtete esindajaid? Olge head, palun tõstke käsi. Kes loevad ennast, kindlasti on neid risti-rästi ka, aga kes loevad ennast rohkem ettevõtjateks. Ja kolmandik. Kui palju on õppeasutuste esindajaid? No, topeltkäsi kerkib juba, natukene rohkem. Kui palju on riigiasutuste, kolmanda sektori, nende toetavate organisatsioonide esindajaid? Meil on väga hea kompositsioon. Nii, nüüd ma palun veel ühte asja. Palun tõuske püsti need, kes viimase aasta jooksul on teinud koostööd ettevõtete, koolide vahel, et see IT-haridus tõepoolest saaks parem. Palun tõuske püsti. Nüüd on asjakohane. Ja kindlasti on asjakohane üleskutse, et järgmisel kokkusaamisel, aasta pärast, poole aasta pärast, me kõik saame püsti tõusta. Nii et joondume selle järgi, aga avasõnadeks on sõna ITL-i presidendil Taavi Kotkal. Tere ka minu poolt. Hea võimalus on öelda sellisel üritusel tervitussõnad. Hea võimalus on sellisel üritusel juhatada sisse nii-öelda ettevõtjate poolne nägemus või ettevõtjate poolne vaade. Alguses mõtlesin, et teen lihtsalt jutu, aga no ikka tulevad slaidid ka, et oleks ikkagi pikem ja põhjalikum see sõnavõtt. Minu koostöö sai alguse esmalt ülikoolidega. See oli 2004. aastal, olles toonane Webmedia CEO, olen täna ka Webmedia CEO, aga otsustasime, et peaks rohkem hakkama ülikoolidega läbi käima, peaks rohkem hakkama rääkima sellest, mida meil vaja on ja mis võiks olla parem, kui kutsume selleks õppejõud enda juurde kontorisse. Et tulge kohale, istume pika laua ääres, teeme väiksed suupisted, väiksed napsud ja räägime, kuidas haridus saab paremaks muuta. Ja kui need õppejõud siis meie juurde tulid, ma sain kohe šoki, sest vana ja auväärt õppejõud,
kelle all ka ise olen õppinud, astus meie kontorisse sisse ja ütles, ahaa, ma olen olnud 30 aastat õppejõud ja lõpuks ometi ma näen, mismoodi need õpilased, kes minu juures õpivad, saavad seda õpitud reaalselt praktilises elus ära kasutada. Minu šokk oli väga lihtne, et mis mõttes sa oled õppejõud ja 30 aastat õpetanud ja pole kordagi ühes IT-ettevõttes käinud. Et kuidas on see võimalik? Siin on midagi valesti. Ja kui aus olla, siis ega 5-6 aastat tagasi see meie olukord siin Eestis oligi selline, kus ettevõtjad ekspordiga ei tegelenud, rahuldasid ainult sisemaist vajadust. Meil olid mõningad arenduskeskused nagu Skype ja Playtech, startupidest ei rääkinud keegi, innovatsiooniga ei tegelenud keegi ja koolide ja ettevõtte vaheline koostöö oli nagu oli. Selle viimase 5-6 aasta jooksul on palju muutunud. Ülikoolid, kutsekoolid on hakanud rohkem ettevõtjate koos tegema ja pilt on läinud palju paremaks. Aga sellest on vähe. Ja miks on vähe? Sest kus me oleme täna? Vahepealsed masuaastad olid rasked, õnneks meie sektoris vähem rasked kui teistes sektorites. Ja kui me vaatame seda pilti, kuhu on ettevõtjad oma kindlustundega jõudnud, siis nagu te näete, me oleme masueelsel tasemel. Ja mitte ainult see ei näita edenemist. Eksport toimib, IKT ennast, ütleme IKT lahendusi, meil väga eksportida ei õnnestu, aga kui me jälgime seda, kui palju ekspordivad Eesti ettevõtted ja kui palju nende eksport on paranenud, tänu sellele, et nad on IKT kasutusele võtnud, me võime olla uhked enda üle. Skandinaavia on taas ärganud, 2-3 aastat tagasi keerasid nad meie allhankekraanid kinni, nüüd on nad taas lahti ja need ettevõtted, kes on keskendunud allhanke pakkumisele, on jälle turul tagasi. Eesti tööstus, kes muidu on olnud selline kõrvaltvaata IKT suhtes, on ärganud ja tarbib üha rohkem teenuseid. Meie startupid, me võime öelda juba, et meil hakkab tekkima Eestis oma startupi kultuur. Ja see ainult toidab seda, et IKT läheb hästi, nõudlus on täna suurem kui pakkumine ja meil ei jätku IKT spetsialist. Ja sellepärast see on ka üks põhjus, miks ITL nii aktiivselt viimastel aastatel on tagunud seda trummi, et IKT-haridus peab saama parema rahastuse, ülikoolidel, kutsekoolidel peab olema rohkem võimalusi IKT-spetsialisti harimiseks ja ka ettevõtjatena oleme püüdnud toetada nii spetsialistide kui know-how näol selle hariduse edendamist. Aga kui palju meil on siis vaja? Väga raske on täna öelda seda, et kas meil on puudu 1000 Java arendajat või 1000 .NET arendajat või 2000 süsteemianalüütikut või 1500 disainerit. Seda on pea võimatu öelda. Sektor areneb, sektor muutub ja ettevõtjate vaatenurgast kõige lihtsam definitsioon sellele, keda meil siis vaja on, ei ole paremini kokkuvõetav kui selliselt. Meil on vaja mõtlevat inimest. Kui ma Ants Sillale sellest rääkisin, et meil on mõtlevat inimest vaja, siis ta naeras mu välja. Ütles, et ühiskonnas on niimoodi, et kõik ei suuda mõelda. Mis on õige? Et jaotub ebaühtlaselt. Aga ma unistan siin. Eks te pärast tõmmake maha neid ootusi. Me vajame mõtlevat inimest ja mitte ainult seda, et ta oskab mõelda, mitte ainult seda, et ta oskab kasutada enda ümber olevaid vahendeid. Meil on vaja suhteid. Ehk siis me ei saa enam leppida sellega, et noor inimene, kes tuleb välja ülikoolist, et ta on kogenud ainult selle ülikooli inimesi. On vaja seda, et ta näeks asja laiemalt, on vaja seda, et ta näeks ka teiste ülikoolide võimalusi, et ta suhtleks rohkem, et ta looks neid suhteid. Ja selleks, et luua neid suhteid, peab rohkem oskama suhelda. Eestlastel teatavasti ei ole loomuomane suhelda. Kui me otsime endale rahvusvahelisi ärijuhte, siis on neid aastaid tohutult koolitatud, aga siiamaani me ei suuda leida liidrit oma Nigeeria programmile. Okei, Välisministeerium on praegu soovitanud mitte lennata Nigeeriasse,
aga meil on ikkagi vaja sinna programmijuhti. Ehk siis see toob omad nõudmised juba sellele, mismoodi me koolitame lapsi lasteaias, mismoodi algkoolis, mismoodi põhikoolis ja nii edasi. Aga teine veel, mida meie sektor vajab ja mis ei ole vähem tähtis, on uhkus oma töö tulemuste üle. Ja see on asi, mis on viimase 10 aasta jooksul tõsiselt kõikuma löönud. Kui ma ülikooli astusin TTÜ-s, siis esimesest loengust või avaaktusest on mul meeles ainult üks asi. Ma ei mäleta, kes toonane rektor oli, vabandust, aga ma mäletan seda, et ta rääkis inseneri uhkusest. Ja ta suutis seda nii hästi teha, et kui ma ruumist välja läksin, siis ma tundsin, et minust peab saama hea insener. Just selline insener, kui ta midagi loob, siis ta on uhke selle üle ja ta teeb seda nii-öelda oma maksimaalsete teadmistega, maksimaalse kvaliteediga. See on tõsiselt kõikuma löönud. Ja olgem ausad, väga raske on riigi käest küsida juurde topeltrahastust, kui just kõige kriitilisematel hetkedel IKT alt veab. Eks see on muidugi kommunikatsiooni küsimus. Eesti oma IKT lahendustega on esirinnas. Olles käinud ja üle vaadanud enamus nii-öelda e-riike, Singapurid, Taiwanid, Hongkongid ja nii edasi, siis täna võib öelda, et alt ülesse võime vaadata ainult Singapurile. Hongkongile kindlasti me vaadata ülevalt alla ja nii ka teiste riikidele. Aga meie inimesed on harjunud uute asjadega ja sektori kommunikatsioonis me selles mõttes oleme failinud, et selle asemel, et rääkida oma inimestele, et siin riigis te olete testpiloodid, tunnevad meie inimesed, et nad on katsejänesed. Mis iseenesest on õige. Kusjuures mõnes mõttes on ju sama seis. Ka testpiloodina oled sa katsejänes. Aga küsimus on kommunikatsioonis. Ja küsimus on selles, kuidas meie inimesed, kuidas meie insenerid oma lahendusi teevad, mis kvaliteediga ja mis uhkustundega. See on kõik oma löönd ja see uhkus tuleb tagasi saada. Ehk siis mitte ei ole ainult oluline kvantiteet, mitte ei ole ainult see, et meil on vaja rohkem spetsialiste, vaid ka kvaliteet peab paranema. Ja seda kõikidel tasanditel. Ma ei räägi siin ainult kõrgharidusest, ma räägin seda ka kutseharidusest. Kokkuvõte. Rohkem IKT spetsialiste, parem kvaliteet. Kuidas seda saavutada? No sellepärast me oleme siin koos. Eks kõige parem viis selleks on koolide, ettevõtjate, riigi koostöö. Samas, kui me analüüsime seda koostööd, mis on paranenud viimastel aastatel, siis tuleb ikkagi anda üksteisele pasunasse. Riik väidab, et IKT arendamine on riiklik prioriteet. Samas, kui me vaatame, vaatame näiteks rahastust, siis see küll ei väljenda kuidagi, et IKT võiks olla riiklik prioriteet. Ehk siis kuhu jäävad teod. Koolid räägivad, et nad teevad ettevõtted koostööd. Andke andeks, koolid. See koostöö näeb välja selline, et te küsite, mis teil vaja on, me vastame, mis teil vaja on, aga siis te lähete teete ikka nii, nagu teil vaja on. Sest teie lähtute oma eelarvetest ja lähtute sellest inimkapitalist, mis teil olemas on. Ja see on täiesti mõistetav, sest teil ei ole täiendavaid vahendeid selleks, et palgata teistsugust personali. See probleem on ära lahendada. Ja loomulikult peavad ka ettevõtjad saama panusesse või pasunasse. Nõuame rohkem spetsialiste, aga mis meie panus on? Me arvatasime kokku, et kui palju me suudame sektorina, kus on olemas suured telekommunikatsiooni ettevõtted, IKT mõistes on väga suured tarbijad, ka pangad näiteks, kui palju suudame meie reaalselt, rahaliselt haridust toetada. See number läbi hammaste, ma ütlen sul läbi hammaste, oli umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Mis võib tunduda isegi päris hea tulemusena, ma ütlen sul läbi hammaste. Läbi hammaste sellepärast, et praegu raha ei taheta anda. See tuntakse, et kui ma olen raha, see läheb nagu mutiaukuna. Sellest ei saa midagi. Aga peaks saama. Ehk siis ma usun seda, et kui meie siin oma koostöö tulemusena suudame esitleda ettevõtjatele parema programmi, millest nad tõesti usuvad, suudame seda rahastust ka parandada. Kindlasti ta ei lähe 5 korda suuremaks või 6 korda suuremaks või mitte mingil juhul seda. Aga ta läheb paremaks. Ehk siis me saame ettevõtjaid rohkem kampa.
Ja need numbrid, millega täna näiteks, ma loodan, et härra Aalto ülikoolist räägib, kuidas nemad ettevõtte koostööd teevad, nende numbrite me kunagi jõuame. Jõuame siis, kui ka meil on tugevalt eksportivad ettevõtjad ja need ettevõtted kuuluvad meile endile. Täna Rootsi kapital, kes on fokusseeritud siseturule, ei näe vajadust kasvatada tugeva ekspordivõimega spetsialisti. Ja kui me vaatame oma eksportivaid ettevõtjaid, siis on ta nii väikesed, et oma kasumitelt, et isegi kui nad poole ära annaksid hariduse jaoks, ei oleks ikka veel mitte midagi. Aga saab ka muud moodi. Ettevõtjad saavad anda spetsialiste, ettevõtjad saavad anda praktikavõimalusi. Ja isegi nii pisikese asjaga, nagu praktikavõimalustega, oleme jätnud juhuse kasutamata. Miks? Sest ettevõtja jaoks tundub praktikant üks tüütu kohustus. Teda ei ole õpetatud, kuidas noort praktikanti enda külge siduda ja kuidas temast pikemas perspektiivis tulevikus kasu lõigata. See kõik on tegemata, need on palju väikeseid asju ja meil on võimalus koos see kõik ära teha. Ehk siis, kui te lõpetuseks küsite minu käest, millesse mina usun, siis hoolimata sellest, et meie viimaste valimiste eel üheltki erakonnalt nagu visiooni ei tulnud, mis see Eesti riik siis võiks olla 20 või 40 aasta pärast. Rohkem rääkisime kodukulude kokkuhoiust ja ema pensionist. Aga insenerina ma pakuks välja midagi sellist. Kui me saame endale rohkem insenere ja kui me oma majandus üles ehitame inseneride tööle ja me suudame jätkuvalt oma kultuuri hoida, siis vähemalt see on see riik, kus mina tahaksin elada. Head tööpäeva teile täna. Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Kommentaare? Me tahame teha võimalikult interaktiivse. Palun. Mul on selline küsimus. Probleem ei ole ainult patsiga poistes. Probleem on kõigis teistes, kes sellest IT-ist ei jaga. Ja annavad sellised ülesandeid, mille tulemus on tegelikult päris rohkem. Mis Linnar Riik juhtis ka seda tähelepanu. IT-mees ei saa ju teisele öelda, et sa pead hoopis teisele tegema. Kas ITL hakkaks ka seda üldist IT-taset inimeste hulgas tõstma? Muide, inseneriga on täpselt sama lugu. Tehnoloogiline tase üldiselt Eesti ühiskonnas on väga madal, mitte insenerina. Jah, see on hea küsimus ja ITL-il on siin õnneks olemas väga hea vastus. Ehk siis selge prioriteedina, ühe valdkonnana, mida siis ITL oma eeskonnaga lobistab, on see on miinimumprogramm, et IT-haridus või IKT-haridus muutuks samasuguseks nii-öelda kohustuslikuks õppeosaks, et sul ei ole võimalik lõpetada mitte ühtegi eriala ülikoolis näiteks, kui sa ei ole õppinud IKT-d, mis on nii-öelda sinu eriala kohaselt disainitud. Täpselt samamoodi nagu inglise keelega on. Et täna ei ole võimalik ülikooli lõpetada nii, et sa inglise keelt ei oleks koolis saanud. Jah, inglise fieldidel on ta ühe tasemega, arstidel on ta teistsugune, IT-inimestel kolmas. Täpselt sama võiks olla IKT-ga. Filoloogid vajavad seda ühtemoodi, majandusinimesed vajavad seda teistmoodi, arstid kolmandat moodi, aga ta võiks olla kõikide erialade osa. See on üks väga tugev lobisuund. Oleme ka sellest korduvalt haridusministeeriumiga rääkinud. Eks see võtab aega, loodame, et me kokkuvõttes oleme edukad. Jaa, kindlasti. Miks mitte ka lasteaed? Et selles mõttes... Lasteaeda pole vaja, lapsed teevad vaine lasteaed. Nõus. Jah. Vaadates, mismoodi mu kaheaastane poeg iPadiga ringi möllab, siis on tehtud juba. Veel küsimusi? Annan mikrofoni ka, siis see jääb meile linti ka. Kohe. Mu kommentaar on siis selline... Ma usun, et nad lülitavad kohe sisse. Ma panin oma last see aasta siis kooli, et ta sügisel läheks kooli. Ja käisin koolis ring ja kõik räägiti mulle toredat juttu. Ja siis ma IT-ettevõtjana küsisin, et aga kus siis, kas infotehnoloogia on
õppeprogrammis ka nagu niisuguses põhikooli programmis. Siis mulle öeldi, et ei, et aga miks, et kõik lapsed on juba arvutitega tuttavad. Ja siis ma olin täiesti hämmingus, et mul on 6,5-aastane poeg, kes ütleb, et isa, millal sa mulle HTML5 õpetad, ja siis mulle ütleb õppejuhataja, et miks nad on arvutitega tuttavad, et neile pole IT-haridust nii-öelda vaja. Et minu jaoks, see on väga tõsine koht, kus võiks mõelda, et lapsed võiksid õppida juba põhikoolis selgeks selle mingid elementaarsed programmeerimised või nii-öelda veebi koostamise põhitõed. See on üks pool, aga ma ütleks vastusena seda, et nagu siin sünkroonis selle teise küsimusega, et toonitan, meil on vaja mõtlevat inimest. Ehk siis kõik inimesed ei pea õppima programmeerima. Kõik inimesed ei pea õppima süsteemi analüüsi ära. Aga meil on vaja mõtlevat inimest või probleemi lahendavat inimest. ITL käib ise näiteks koolides populariseerimas IKT-haridust ja nendel kordadel, kus ma ise olen käinud seda tegemas, ma näen kogu aeg seda probleemi, et kui sa annad neile ülesande, mis on lahendatav täiesti elementaarse matemaatikaga, aga vajab natukene mõtlemist, siis sellega nad jäävad hätta. Ehk siis, kui me räägime koolides, siis rohkem kui seda, et õpetada neile programmeerimist, ma tunnetan nagu seda, et neil oleks vaja koolides õpetada probleemide lahendamist. Ja seda armastust nagu nii-öelda reaalainete vastu. Et sellest jääb meil nagu koolitasemes rohkem puudu kui sellest, et kas meil IT-klassis on nüüd kui vinge arvuti ja kui palju me programmeerimisel õpetame või ei õpeta. Et pigem on minu arvates isegi probleem rohkem seal. Täname. Kui praegu rohkem aktiivseid küsimusi ei ole, siis teeme Taavile veel ühe aplausi ja meile kõigile